No nii, tšalloo, siin ma jälle olen. Pühapäeva pühitsus, number, mis ta nüüd on, 64 või? Juba on meelest läinud jälle. Igastahes, täna ma olen, ma loodan, et mind on kuulda. Ma olen põhimõtteliselt jõe ääres. Ma olen siin ühte numpsikut, oota, ma näitan teile kohe, ta on siin samas. Tema nimi on Cooper. Ma olen siin teda hoidmas. Tema peremees läks oma sünnipäeva tähistama Uvitasse. Tal on selline rustic cabinet, nagu selle kohta võib öelda. Fänn sealt paistab. Okei, nii. Parem. Nüüd on parem. Nii, nii et ma olen siin sellises väga avatud kabiinas. Aga täitsa okei oli. Ei olnud midagi hullu. Ma ütlesin talle ka, kui ta ütles mulle, et see on väga siuke lihtne, et Belize'is mul oli raskemaid olukordi. Et kõik muu on minu jaoks nii-öelda upgrade või nagu parem. Et jah. Nii, et siis tänane pühapäeva pühitsuse teema tuli minuni sellega, et ma avastasin, et kui ma neid raha energiatõmbeid hakkasin tegema, energiajoonduseid, ma rääkisin oma viimases energiajoonduses ka sellest, et siis mul tuli üles nagu häbitunne. Et ma mõtlesin, mis asi see on, mis tunne see on, et nagu 1000 on nagu liiga vähe küsida, vaata, keskmise eestlase jaoks, on ju. Et kuna mina küsin ainult 1000 eurot enda jaoks tšau, Kedi, iga kuu nendes energiajoondustes, siis mul tuli üles häbitunne. Siis ma kohe täna hommikul, kui ma üles ärkasin mingi 4 ajal jälle, nagu ma alati ärkan, vaatasin Chill Swan Shame ja ma tegelikult olen kunagi selle kohta teinud jälle, aga kuna seda ei ole enam alles, siis on väga hea mõte seda uuesti teha. Nii et häbi ja kuidas sellest üle saada on siis tänane teema. Et kes ei tea, kes on Chill Swan, tema on rahvusvaheline spirituaalne õpetaja, autor, esineja, keda tuntakse sügavate ja otsekoheste õpetuste poolest, enese tervendamise, alateadvuse, varjutöö ja sisemise transformatsiooni teemadel. Ta aitab inimestel mõista oma emotsioonide kohta oli tegelikult mul alguses plaanis, aga siis tuli see üles, nii et ma tegin selle enne. Tervendada lapsepõlve traumasid ja muuta piiravaid uskumusi, et luua teadlikum ja õnnelikum elu. Tema videod ja raamatud on inspireerinud miljoneid inimesi üle maailma. Nii et avasta, mis on häbi, miks see tekib, kuidas see mõjutab meie enesehinnangut, meie suhteid ja meie eluvalikuid. Chill selgitab, kuidas ühiskondlikud ja kultuurilised standardid kujundavad meie häbitunnet, kuidas häbi võib avalduda füüsiliselt ja emotsionaalselt ning jagab praktilisi samme häbi tervendamiseks, enese aktsepteerimiseks ja tugevama sisemise rahu loomiseks. Et mida inimesed tavaliselt teevad, kui häbi on, siis tuntakse häbi ja ei julgeta isegi mitte sellega tegeleda, eks ole, veel vähem seda tunnistada. Ma arvan, ma olen täitsa nagu, ma olen nii vapper, et ma julgesin seda praegu tunnistada siin. Nii. Võtame siit ühe kommi ja Kedi ja kes on veel tulnud vaatama, küsige ka oma numbrid, ikka 59 numbrit alles. Ma võtan siit esimese, mis tuleb. Ole see muutus, mida soovid maailmas näha. Mahatma Gandhi. Kui ma siin lugesin, millal ma lugesin seda? Kolmapäeval. Vägivallatu suhtlemise raamatut, seal oli, see algas ilusti selle Gandhi, sellele oli viidatud seal raamatus. Nii, Kedi küsib number 9 ja inglise keeles 15, väga hea. Nii, mõlemad on inglise keeles või ainult 15. Nii, 9, võib-olla mõlemad. Ma igastuses ütlen 9 eesti keeles kõigepealt. Saavutuseid ei sünni iial mugavustsoonides, Neil Strauss. Ja siis, kui sa tahtsid mõlemad, siis ma ütlen inglise keeles 9 ja 15. Miks mitte? Mida rohkem, seda uhkem, eks ole? Saab kõik rohkem küsida. Nii, jälle Mahatma Gandhi, see sama number 9. Be the change that you wish to see in the world. See oli praegu jah. See tahtis väga tulla siin. Nii ja number 15.
on inglise keeles on täitsa kapsas. Everything is always working out for me, see on Ester Hicksit. Everything is always working out for me. Abraham Hicks, kes teab Abraham Hicks, kes on Abraham Hicks, see on siis Ester Hicks, kes kanaldab ka nii-öelda teadvust nagu Bashargi kanaldab teadvust, et Ester Hicks siis kavaldab ka, sellepärast ongi nimi Abraham Hicks. Ta kutsub seda teadvuse kogumit Abrahamiks. Et siis everything is always working out for me. Ma kasutan seda alati. Et nagu iga kord, nagu, et kui ma olen mingisuguses situatsioonis, kus ma ei tea, mis saab, siis ma ütlen, kõik laabub minu jaoks alati. Everything is always working out for me. Et see väga aitab, sest mida meil on vaja teha, meil on vaja rahuneda. Sest ega muretsemine ju ei aita. See on mul üks mu lemmikutes kombides siin ka, et muretsemine ju tegelikult ei aita. Noh, nende kohta on mitu kombi lausa. Nii, ega me vist väga kaua ei oota siin midagi, hakkame kohe pihta. Nii et siis Thiel alustab oma videot sellega, et tere, vaid vähesed asjad siin maailmas tunduvad meile halvemad kui häbitunne. Luulevilma ju ütleb ka, häbi tapab ju. Ta on nii madal vibratsioon, et ta tapab. Kui sa ei ole teadlik, mis häbi on, siis häbi on valulik tundeseisund, mis tekib siis, kui võrdled ennast oma standarditega ja jääd neist maha. See on nii hea, kuidas Thiel oskab selgitada, et nagu mina ei oskanud seda sõnadesse panna, aga tema oskab selle nii ilusti sõnadesse panna, mis nagu make ib sense'i, eks ole. Et see viib probleemideni enese väärtustamises. Make ib sense'i, aga küsimus on, kust need standardid tulid? Kus nad alguse said? Kui sa olid noor, tulid sa ühiskonda, kus sotsialiseerumine on kohustus selles mitteteadlikus ühiskonnas. Selles ühiskonnas on kollektiivsed, sotsiaalsed ja kultuurilised väärtused. Kui me väärtustame midagi, siis me mõistame tihti hukka selle vastandi. Olete tähele pannud? Näiteks võib eneseohverdus olla sotsiaalne väärtus ja isekus on selles hukka mõistetud. Üks on hea ja teine halb. Selleks, et säilistada ühiskondlikku korda, sotsialiseerime me lapsi, mis põhimõtteliselt tähendab, et me treenime neid käituma viisil, mis on aktsepteeritav ühiskonnas, kus me elame. On ju nii, me treenime oma lapsi. Meid treeniti ja nüüd meie treenime oma lapsi. Me õpetame lapsi oma sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtustega ja premeerime neid, kui nad nendele väärtustele vastavad. Me karistame lapsi, kui nad näitavad käitumist, mis on vastuolus meie sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtustega. No, ma ei ütle, et see on, me oleme hirmsasti pahad inimesed kõik, aga see on lihtsalt nii olnud selles ühiskonnas siin, me oleme seda teinud. Et kui me tahame, et meie vajadused oleksid täidetud, et me jääksime ellu selles ühiskonnas, ehk siis sina, kui sa olid noor, siis sa tahtsid jääda ellu, ja et meil oleks võimalus tunda selliseid asju nagu armastus, kuuluvus, olla panus ja turvalisus, on meil üks valik. Adopteerida need väärtused sellest ühiskonnast, kuhu me oleme sündinud ja olla nendega vastavuses. On ju nii, et jääda ellu. Ütleme, et kui sa olid noorem, jooksid sa alasti tuppa. Aga sa kasvasid üles ühiskonnas, mis väärtustas tagasihoidlikkust ja mõistis hukka avaliku alastuse. Nõukaajal kõik teame seda, eks ole, ma ei tea, võib-olla tänapäeval ka veel inimesed teevad seda. Kui sa jooksid tuppa, siis su vanemad koheselt mõistsid selle käitumise hukka. Nad võisid sind isegi selle eest karistada, nad raudselt hurjutasid sind, nad saatsid su oma tuppa või nurka, selle panin mina sinna. Ja see taunimine oli piisavalt valus, et sa otsustasid, ma ei saa seda endale lubada, et see uuesti juhtuks, eks ole? Seega, sa adopteerisid tagasihoidlikkuse väärtuse, et mitte kunagi enam tunda sellist taunimist ja piinlikkust. Tadaa! Ja me oleme kõik seda teinud. Et vältida valu tulevikus, adopteerime me selle ühiskonna kultuurilised väärtused, kuhu oleme sündinud. Aitäh, Kedi, uute numbritest. Nii, et seega me muutume iseenda valvuriteks, me hakkame iseennast vaatama. Me otsustame ennast ise kontrollida, mis on vähe valus, kui lasta teistel end kontrollida.
Hea olemisest saab meie kinnisidee. Lõppude lõpuks tähendab hea olemine seda, et su vajadused täidetakse, sind armastatakse, et sa kuulud kuhugi, põhimõtteliselt ellujäämist. Ja halb olemine tähendab, et sind tõrjutakse, sa tunned valu, su vajadusi ei täideta ja sind ei armastata. Mitte väga paljud inimesed ei ole suutnud seda teha, eks ole. On inimesed, kes on suutnud jääda iseendaks isegi tänu sellele, et neid tõrjutakse. Sellest hetkest alates võtab häbi juhtimise üle. See võtab üle juhtimise, et päästa sind tulevastest negatiivsetest tagajärgedest. Kõik make sense'i, et nagu kõigil on oma põhjus. Häbi ei tule lambist. Häbil on oma funktsioon. Häbi eksisteerib selleks, et sind kontrolli all hoida. See on südametunnistuse funktsioon. Iga kord, kui sa rikud oma enda adopteeritud reegleid, tunned sa häbi. Inimesed, kes kõige rohkem ja krooniliselt häbiga võitlevad, kasvasid üles ühiskondades, kus nende hooldajad ei eristanud halvasti tegemist ja halvaks olemist. Näiteks väike tüdruk võtab küpsise laualt, mida ta ei tohiks võtta ja lapsevanem või hooldaja või keegi reageerib, öeldes midagi sellist nagu paha tüdruk. Või miks kurat sa seda tegid? See oli nii rumal. Või mis sul viga on? Eks ole, eestlastele kombeks. Mis sul viga on? See laps on nüüd võimetu sellel hetkel eristama negatiivset tegemust ja iseenda negatiivset olemist. Häbi on seotud halb olemisega. Vastandina süütundele, mis on seotud sellega, et tehakse midagi halba. See on juba piisavalt valus, kui see häbi tuleb välja individuaalsete juhuslike kogemuste tagajärjel. Täiesti teistsugune koletis, ütleb Thiel, on see, kui see muutub krooniliseks, mis tuleneb mõtlemisest, et midagi sinus, mida sa ei saa muuta, on krooniliselt halb. Kui su tõeline olemus rikub neid sotsiaalseid väärtusi, mida sa ise oled adopteerinud, siis tunned igavesti seda konflikti või vastuolu iseendas. Sa oled otsustanud, et kuna mingi osa sinu tõest on vastuolus sinu adopteeritud sotsiaalsete väärtustega, siis peab sinus midagi valesti olema. Karm, eks ole? Ja kui sinuga on midagi valesti, siis peab midagi sinus olema halb. Varakult elus arendavad inimesed sisemise vaate iseendast, kas piisava või ebapiisavana selles maailmas. Kui me leiame midagi enda kohta, mis on vastuolus meie sotsiaalsete gruppide väärtustega, eriti kui me kogeme nende asjade eest negatiivseid tagajärgi, saame me sõnumi, et me ei sobi sellesse maailma. Kui palju meist on seda tundnud? Tõsta aga käsi püsti, kui sa oled seda tundnud. Me oleme ebapiisavad, halvemad, väärtusetud, mitte piisavalt head. Häbi on tegelikult madala enesehinnangu juur. Nii, nüüd seedime seda natuke, ütleme need 2 numbrit, mis Kedi on küsinud. Küsige veel teised ka nüüd oma numbrid, emotsionaalsed kommid 1-59. Nii, number 1. Ja inglise keeles kõik, jah? Või on sul jälle nii, et eesti keeles, okei, nüüd ma leidsin. Eesti keeles number 1. Eesti keeles number 1. Pean hakkama prille kasutama vist oma laivides, vähemalt siis, kui numbreid vaatan. Mis siis, Kedi, mis siis? Aitäh kõigile, mis siis, kui maailmal on vaja sind õnnelikuna. Kõik need teemad, mis meil on seotud meie enda õnnelikkusega. Tšau, Kristel, aitäh, et sa küsisid. 29. Nii, inglise keeles 48 ütlen veel Kedile ära. 48. Kedi küsib, oi, see on pikk. See on pikk. See on nii pikk. Cherish your visions. Ehk siis väärtusta oma visioone. Cherish your ideals, väärtusta oma ideaale.
Cherish the music that stirs in your heart. Väärtusta muusikat, mis sinu südames pulbitseb. The beauty that forms in your mind. Ilu, mis sinu meeles kujuneb. The loveliness that drapes your purest thoughts. Väärtusta neid ilus, armastavaid mõtteid, mis sinu kõige puhtamaid mõtteid, mis ma ei oskagi seda tõlkida, drapes nagu ääristab. For out of them will grow all delightful conditions, sest nendest kasvavad kõik meeli ülendavad konditsioonid, situatsioonid, all heavenly environment, kõik taevalikud environment, keskkond. Of these, if you but remain true to them, nendest, kui sa jääd nendele truuks, your world will at last be built, et su maailm lõpuks saab üles ehitatud. Ja see on James Allenilt. Nii, tehtud. Nii, ja 29 Kristelilt ja siis lähme edasi. Jill Swan, mida see, kes ennast armastab, teeb? See on see väga hea küsimus, mida saab küsida iga kord, kui midagi üles tuleb, ükskõik mis. Iga kord, kui on vaja teha mingi valik. Nii. Iga kord, kui mina tundsin häbi, küsisin, mida see, kes ennast armastab, teeks. Vaataks Jill Swani videot. Nii et siis häbi on tegelikult madala enesehinnangu juur. Näiteks oletame, et sa oled sündinud tüüpilisse kristlikku piiblit armastavasse olukorda, aga sa oled gei. See ei ole eestlaste jaoks nii väga tüüpiline, aga ameeriklaste jaoks on. Ja oletame, et selle et mitte gei osa, aga see kristlik perekond. Ja oletame, et selle ühiskonna tõttu, kus sa üles kasvasid, võtsid sa omaks selle uskumuse, et gei olemine on jäledus. Sinu standardiks saab, ma pean olema hetero. Aga sisimas sa tead, et sa ei ole hetero ja nii sa jäädki püsivalt oma enda standardist maha. Sa tunned häbi kogu aeg kui püsivat oleku seisundit, nii kaua, kui see on sinu standard. See on nüüd tegelikult pääsetees ja nii kaua, kui see on sinu standard, tunned sa häbi, eks ole. Need geid, kes ei ole veel kapist välja tulnud, on kogu aeg selles häbi tundes. Ja pea meeles, et sul võivad olla teadlikud standardid, aga ka alateadlikud standardid. Kui sa tunned häbi, aga ei tea miks, siis see on sellepärast, et sul on alateadlik standard, mida sa ei teadvusta. Oluline on teada, et häbi väljendub mõningate väga laastavate füüsiliste haigustena. Üks kõige silmatorkavamaid näiteid neist füüsilistest haigustest on, kes tahab arvata, AIDS. Kõige levinum AIDSi põhjus on tegelikult häbi, eriti häbi seoses oma seksuaalsusega. On ka teisi haigused, mis võivad olla põhjustatud häbist. Kroonilise väsimuse sündroom, akne, sõltuvused, söömishäired, impotentsus, neeruprobleemid, vähk, pärmseene infektsioonid, kokutamine ja muud kõneprobleemid, sääreluuvigastused, krooniline valu, depressioon, ärevus, kõik immuunsüsteemi häired, eriti häired, kus keha hakkab iseennast ründama. See AIDS ongi ju immuunsüsteemi häired. Kui inimesed tunnevad häbi, siis sageli kaitsevad nad end selle häbi vastu teatud viisidel. Kui sa oled kellegi läheduses, kes tunneb häbi, võib see tunduda peaaegu nagu kõnniksid purustatud klaasil või õhukesel jääl. Nad on püsivas kaitseolekus. Nad süüdistavad teisi sageli väga agressiivselt. Süüdistamine juhib tähelepanu kõrvale inimese enda ebakindluselt ja tajutud väärtuselt
või siis vääruselt. See teeb inimese valeks, et meie saaksime, see teeb teise inimese valeks, ehk siis kui mina olen see inimene, kes süüdistab teisi, siis ma teen teise inimese valeks, et saaksime iseennast õigena tunda. Kui inimesed võitlevad häbiga, siis nad on tegelikult haaratud põlastuses teiste inimeste vastu. Nii et nüüd, kui me seda teame, mõtleme korraks, kas me oleme näinud või tunneme kedagi, kes seda teeb ja siis äkki see nüüd make ib sense'i meie jaoks, miks nad seda on teinud. See põlastus teiste vastu aitab mõnikord takistada tundmast põlgust iseenda vastu, mis make ib täiesti sense'i jälle. On ju? Parim kaitse on rünnak. Põlastus kaitseb meid häbitunde eest, sest see annab meile võimaluse eitada fakti, et tõtt öelda oma sisimas. Me tunneme end olevat alla igasugust arvestust, põlastusväärsed, väärtusetud ja et meis on midagi halba või valesti. Inimesed, kes tunnevad häbi, muutuvad liialt nartsissistlikuks. Ära aja segamini, muide, enesearmastust ja nartsissismi. Need kaks ei saa olla üksteisest kaugemal. Kuid inimesed, kes tunnevad häbi, muutuvad kinnisideeliseks oma enda huvideks. Nad keskenduvad välisele teekonnale, et leida heakskiitu, üleolekut, imetlust ja tähtsust. Tähelepanu otsimine on katse täita seda tühimikku, mida põhjustab väärtusetuse tunne. Et mõista rohkem nartsissismi kohta, võid vaadata Thieli videot YouTube'is pealkirjaga nartsissism, seda ma ei ole veel eesti keelde tõlkinud. Mida saame teha? Nüüd on siis tulevad konkreetsed sammud, mis on see kõige parem osa tegelikult. Et enne kui me tundsime nagu oh shit, minul on see siis nüüd meil tulevad konkreetsed sammu, mida me saame teha. Niisiis, mida me teeme, kui me tunneme häbi ja tahame lõpetada selle häbi tundmise? Esimene asi, mida me peame tegema, on saada täielikult teadlikuks nendest standarditest, mille järgi me ennast joondame. See nõuab, et oleksime piisavalt julged, et olla täiesti ausad. Ei ole eriti lõbus tunnistada neid standardeid, mille järgi me tegelikult end hoiame. Mõned neist võivad isegi olla piinlikud. Ainuüksi teadlikuks saamine sellest, millised meie standardid ja sotsiaalsed väärtused tegelikult on piisav, et vähendada nende konkreetsete standardite mõju meie üle. Vaata, seda ma olen ka alati, Thiel ja siis mina ka, et alati nagu teadlikkus juba iseenesest tegelikult aitab kõike, nagu igasuguste asjade juures. Teadlikkus juba toob nagu valguse sellesse energiasse. Ja siis me teeme valiku, kas ma tahan seda standardit säilitada või mitte. Kui sa tahad seda standardit säilitada, siis on see täiesti okei. Ja see vähendab samuti seda häbitunnet, mida sa kannad. Miks? Sest nüüd sa valid teadlikult lubada sellel häbitundel jääda. See annab sulle võimutunde oma häbi üle. Selle asemel, et tunda end selles jõuetuna. Make ib sense'i, eks ole? Nii, teine samm. Kui me tahame oma standardeid muuta, peame muutma oma uskumusi. Mugavamalt siin vasta. Standardid tulevad uskumuste vormis. Näiteks üks meie standarditest võib olla, ma peaksin olema hetero, mitte gei. Teine uskumus on, kui ma olen gei, olen ma jälgus või jäledus. See on uskumus. Kui me leiame need uskumused, mille järgi me neid standardeid endale seame, siis meil on võimalus neid muuta, nagu me juba seda teame, selle video ma juba tõlkisin ära. Nii. Ja samamoodi ta toob siin jälle välja, samuti võib rakenda neid uskumusi Byron Katie protsessis, mida nimetatakse The Work. Tere, Anne! Kohe ütleme sinu numbri.
tuleb veel numbreid, küsige veel, need, kes on juba küsinud, võivad ka uuesti küsida, et reklaamipausi all saab öelda. Võib küsida eesti keeles ja inglise keeles, ärge ainult inglise keeles 48 enam küsige. See oli liiga pikk. Nii, 3. Me peame tõsiselt järele mõtlema õige ja vale üle. Kui me tunneme häbi, oleme rännanud juba sügavale stigmade maale. Meil on vaja küsitleda oma sotsiaalseid väärtusi, meil on vaja küsitleda, mille eest me ennast vastutavana hoiame. See tundub lihtne. Küsitleda oma kultuuriliste ja sotsiaalsete uskumuste õigsust või valesust, kuid uskumatu küll, inimesed tavaliselt ei tee seda. Kui sa oled sündinud katoliiklikus ühiskonnas, sa ei küsitle neid uskumusi, sa võtad need automaatselt omaks. Enamik meist ei tee tegelikult kunagi teadlikku valikut olla mingi religiooni liige või järgida mingit praktikat või teatud uskumuste süsteemi. Me nimetame end katoliiklasteks, sest meie vanemad olid katoliiklased ja nende vanemad olid katoliiklased ja nii edasi ja nii edasi. Eestlaste puhul vist põhiline oli see luterlus, aga nüüd on ateist. Nagu mul Joosep eile ütles, kui ma rääkisin Joosepiga, et ma olen ateist. Ega see ei tähenda, et sa ei saaks oma reaalsust muuta. Nii, ükskõik millest me osa oleme, me peame oma uskumused kahtluse alla seadma. Aitäh, Kedi veel numbri eest. Sest selline viis uskumuse omandamiseks sarnaneb rohkem haiguse omandamisele. See on nii alateadlik, et see on lihtsalt nagu kleebitakse sulle külge ja nüüd on see osa sinust. See ei ole tegelikult sinu oma ja ma olen piisavalt julge, Siil on piisavalt julge, et öelda, et see tegelikult ei kuulu sulle. Ja see ei kuulu sulle on ju access'ist ka. Ja sul pole tegelikult õigust öelda, et sa usud seda, enne kui oled selle täielikult läbi uurinud. Vaata, see küsitlemise teema on jälle mitmes videos läbi tulnud, on ju. Et ikka tuleb küsitleda oma uskumusi ja kõike, millest me arvame, et on tõde, õige või vale. Meil on vaja kahtluse alla seada kõige õigsus ja valesus, isegi need asjad, mis tunduvad ilmselgelt õiged või valed. Selleks, et jõuda täieliku teadlikkuseni ja samuti selleks, et lõpetada tundmine, et ma olen halb. Me peaksime ka küsima, kas üldse on võimalik selles universumis on olemas õige või vale. Mäletate, see oli ka nüüd jälle, mis see oli, juuruskumuse videos, või oli uskumuse videos, et nagu kui tõmmata hambad välja sellest tõest, et on olemas õige või vale, vaid on minu personaalne tõde ja minu personaalne mitte tõde. Nii, ütleme vahepeal küsimusi. Küsige veel numbrid, mitte küsimusi. Küsige veel numbrid vahepeal, siis ma saan veel reklaamipause teha. Nii, mul oli siin Anne küsis number 5. Number 5. Ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. See on jälle see väikesest printsist. Ja number, mis see Kedi küsis, number 11 inglise keeles. See vist on minult, kui ma õigesti mäletan. Jep. What if your happiness is required? Mis siis, kui sinu õnnelikkus on nõutav? See on mul eesti keeles ka täitsa olemas. Okidoki. Nii, lähme praegu edasi. Nii, samm number 4. Me peame integreerima oma häbitunded, mis tegelikult tulenevad meie lapsepõlvest. Kui me tunneme häbi oma täiskasvanu elus, siis see on sellepärast, et meid on lapsepõlves häbistatud. Nagu alati, kõik traumad tulevad ju lapsepõlvest. Me oleme kogenud seda emotsionaalset haava ja see, mida me kogeme oma täiskasvanu elus, on tegelikult selle algse haava peegeldus. Seega, selle ma olen teinud rasvaseks, kui me tunneme häbi, siis selle asemel, et püüda selle eest põgeneda, on meil vaja sellesse häbisse sukelduda ja olla sellega täielikult ja tingimusteta kohal. See on see, mida
ma arvan, et ma olen nüüd selle teinud oma peamiseks asjaks. Armastav kohalolu. Armastav kohalolu. Meil on vaja leida see laps, kes oli haavatud, kes oli algselt häbistatud ja selle konkreetse lapse nimel on meil vaja seda parandada. Et mõista, kuidas see protsess töötab, võid sa vaadata Thieli videot YouTube'is pealkirjaga How to heal the emotional body, mida ma alguses arvasin, et ma teen. Varsti tuleb siis see ka. Enese heakskiit on järgmine. Samm 5. Me peame olema distsiplineeritud oma enese heakskiidu protsessis. See tähendab, et iga päev on meil vaja valida vähemalt üks asi, mida me enda juures ei kiida heaks ja leida viis, kuidas seda heaks kiita. Me otsime võimalust tunda end paremini nende asjade suhtes, mida me enda juures tagasi lükkame. Näiteks, kui me arvame, et oleme tumeda energiaga, siis peame leidma viisi, kuidas kiita heaks oma tumedust. Kui sina ise ei ole, siis mõtle kedagi oma lähikonnas, keda sa tead, kellel on tume energia praegu ja hiljem. Kui me arvame, et meil on tselluliit, siis peame me leidma väljapääsu oma mõttekarbist ja leidma heakskiidu tselluliidile. Me võime kutsuda ka teisi inimesi sellesse panustama, paludes neil ajurünnaku abil aidata meil leida ideid, kuidas me saaksime heaks kiita selle, mida me ise veel ei kiida heaks. Et vahel võib olla isegi lihtsam tegelikult, kas kuskil mingis videos, mida ma veel ei ole tõlkinud, aga ma vaatasin hiljuti, ta ütles ka, et vahel on meil nagu raske ise endas seda heaks kiita või nagu armastama õppida. Aga näiteks vaadata kelleski teises seda sama asja, mida ma endas vihkan. Ütleme vihkan, võib-olla mitte nii väga, aga nagu ütleme, mis iganes meie sees, mida me endas ei seedi. Aga vaadata seda teises ja hakata seda nagu valideerima, õppida seda aktsepteerima ja lõpuks armastama. Nii, siis küsi endalt, kuidas on see asi, mida ma ei kiida heaks? Hea. Kuidas on see asi, mida ma ei kiida heaks, tegelikult hea? Ja me võime seda teha ka teiste inimeste suhtes. Vaata, ma enne ütlesin, mõtle kellegi teisegi peale, näiteks kellel on tume energia. Kui me hoiame end teatud standardite järgi, on väga suur tõenäosus, et me hoiame ka kõiki teisi oma kõrgete standardite järgi. Meil on suur hukkamõist nende suhtes või asjade suhtes, mis neis on. Seega me võime selle protsessi ümber pöörata ja teha sama asja, ainult seekord on meie küsimus endale, kuidas on see asi, mida ma selles teises inimeses ei kiida heaks? Hea. On ju? Nii. Samm 6. Me peame tunnistama oma kustumatut soovi olla head ja samuti on meil vaja küsida, miks me seda nii väga vajame. Miks on mul nii suur vajadus olla hea? Ja lasta vastusele endani jõuda, eks ole. Seejärel peame otsima tõendeid selle kohta, et me oleme head. Positiivne enesekeskne tähelepanu on ülimalt oluline. Jällegi saame kaasata teisi inimesi sellesse protsessi, paludes neil öelda, mis neile meie juures meeldib. Küsi endalt, kuidas võiks keegi kasu saada suhtest minuga? Kuidas ma olen hea inimene? Thiel alustab sellest, et ta ütleb meile. Inimestel, kes kogevad häbi, on väga tugev südametunnistus. Ja läbi ajaloo on seda peetud omaduseks, mis on ainult headel inimestel. Sest inimesed, kellel on kõrge südametunnistuse tase, järgivad ka tugevaid moraale. See tähendab, et see on inimene. Sina oled inimene, kes ei kahjusta teadlikult teisi inimesi. Täitsa õige. Inimestes on kaasasündinud igatsus ühenduda, olla nähtud, kuulatud, tuntud, mõistetud ja kuuluda.
kui sa tunned häbi, siis need asjad elus ei ole midagi, mida sa oleksid veel kogenud. Sa oled olnud nende vastandis. Selle tulemusena oled sa end tõmmanud eemale, sulgunud ja lukustanud enese maailma eest. Nüüd on sinu südames lõhe, lõputu igatsuse ja nende asjade järele ühelt poolt, lõputu igatsus nende asjade järele ikkagi, äkki rohkem sensi, ning hirmu ja valu vahel, mis kaasnevad avanemise ja uuesti haiget saamisega. Väga paljud inimesed ju, kui nad on haiget saanud, näiteks just mingi suhte lõpetanud, siis nad ei avagi, enam ei tahagi kunagi kedagi armastada, vähemalt sellel hetkel nad nii tunnevad. Ja täiesti nagu make sense, eks ole. Et nagu see ongi see, et meil on see lõhe, et nagu igatsus ikkagi selle ühenduse järgi ja samas hirm uuesti haiget saada. Sul on vaja seda lõhet enda sees hakata ravima kaastunde ja empaatiaga. Paljud inimesed ühiskonnas kannavad seda sama lõhet ja sul on võimalus seda endast tervendada, harjutades kunsti näha, tunda, kuulda, mõista ja näha väärtust iseendas. Ja sul on ka jõud tervendada seda teistes inimestes, harjutades kunsti näha, tunda, kuulda, mõista ja näha väärtust neis. Sa ei muutunud selliseks sellepärast, et sinus on midagi valet või halba. Sa muutusid selliseks, sest sotsialiseerumise protsess, mis tegelikult teeb haiget paljudele meist palju rohkem, kui sa oskad isegi arvata, tegi haiget ka sulle. Mida enam sa näed, et sind haavati teadmatuse tõttu ja ka selle tõttu, et need samad haavad, mis anti sulle, olid antud ka neile inimestele, kes neid sulle edasi andsid, seda vähem isiklikuna see haav tundub. See ei ole tegelikult sinu kohta. Kui sa suudad hakata nägema iseennast läbi empaatia ja kaastunde prisma, võid sa ehk näha, et võib-olla on olemas suurem pilt, miks sa ei suutnud nendele sotsiaalsetele standarditele ja väärtustele vastata. Muide, me loeme vägivallatu suhtlemise raamatut energiatega mängimise töötoas. Võimalik, et ma täna loen natukene seal ka. Võib-olla on olemas sügavam põhjus, võib-olla sa ei tulnudki siia, et nendele standarditele vastata. Võib-olla, kui sa oleksid saanud nendele standarditele vastata, meie ühiskonnal ei oleks üldse mingit lootust areneda. See on nii äge, kuidas ta toob välja sellised hoopis teistsugused mõtted, mis aitavad meil tegelikult eneseväärtust leida. Ja tema lõpetab meie oma video, ütleb ilusat nädalat ja meie hakkame tegema energiajoondust. Nii. Ja mul on siin Cooper. Täna õhtul tuleb peremees koju tagasi. Ma lähen võtan telefoni ette ja äkki tagapool, äkki seal on vähem seda müra. On jah, siin on vaiksem. Näe, siin on ka natuke loodust. No nii, leiame mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus, rahulik omaette olemine. Kus keegi sind ei sega, kus sa saad olla omaette. Võtta mõned minutid iseenda jaoks. Hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Iga kord välja hingates lõdvestume oma keha järjest rohkem. Ja sisse hingates hingame sisse teadlikkust enda väärtusest. Nii lihtne see ongi. Lihtsalt hingame sisse teadlikkust enda väärtusest. Ja välja hingates laseme selle oma kehadesse laiali, kõikidesse oma kehadesse, oma
füüsilisse kehasse, oma mentaalsesse kehasse ja oma emotsionaalsesse kehasse. ja ajame ka oma juured emamaa südamesse, armastuse keskusesse ja võtame vastu selle imelise kõike valideeriva armastuse emamaa südamest. ja las see armastus täidab meid üleni. jälle kogu meie energiakeha on üle ujutatud sellest armastusest. ja ka sellest teadlikkusest, mida me hingame sisse. ja lõdvestame selle tunde sisse ja hakkame seda teadlikkust, seda eneseväärtuse teadlikkust iseenda sees avardama. omas tempos, täpselt nii, nagu sulle tundub mugav. lihtsalt avardame seda eneseväärtuse tunnet, eneseväärtuse teadlikkust. iga hingetõmbega aina rohkem ja rohkem, aina suuremaks ja suuremaks, aina kaugemale ja kaugemale. ja kuni see kasvab meist välja. ja siis me hakkame ka ise koos selle energiaga avarduma. lubame endal avarduda koos selle teadlikkusega, koos selle armastusega, kuidas on lubada endal avarduda. iga hetkega aina rohkem. ma valin lubada endal avarduda nüüd ja nüüd ja nüüd. ikka kaugemale ja kaugemale, aina suuremaks ja võimsamaks. mul on väärtus. ma ei oleks siia sellesse reaalsusesse sündinud, kui mul ei oleks väärtust. mina sündides siia maailma sellisena, nagu mina sündisin, isegi kui see vastandus selle ühiskonna standarditele, oli millegipärast vajalik. universum ei oleks lasknud mul sündida, kui minu sündimine ei oleks olnud avardav. ja sellega, et ma valin enda avardumise praegu, valin ma avardada kogu universumi teadlikkust. võtame selle teadlikkuse täielikult vastu. avardume sellest teadlikkusest. aitäh, 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 aitäh. mina, olles minu tõeline mina, on kingitus ja muutus, mida see maailm vajab.
ma olen kohal kõigega, mis üles tuleb. ma olen armastav kohalolu. hingan ja lõdvestun ja luban endal avarduda. minu ümber on alati toetavad hinged, nii füüsilised kui ka teistest dimensioonidest. ja kui ma soovin, siis ma võin nad alati enda ümber kutsuda. kas kõik, kes soovivad tulla või valida kellegi teatud energiaga, kelle energiat mul sellel hetkel kõige rohkem vaja on. kogu universum tahab minu avardumist. see on fakt. luban endal järjest rohkem avarduda. lõdvestan selle avardumise sisse ja olen kohal kõigega, mis üles tuleb. mina olen vägi. mina olen valik. mina olen lubamises, avardumises, teadlikkuses, armastuses. ma luban endal olla see, kes ma tegelikult olen. iga hetkega aina rohkem. ma ei heida endale ette, vaid ma olen järjest rohkem lubamises. aitäh, aitäh, aitäh. kui sa oled valmis, siis tõmbame kogu selle energia, mida me siin tundsime, mis me siin hoidsime, mida me siin avardasime, kogume selle oma käte vahel kokku. Energia sambaks oma pea kohale. Välja hingates laseme selle endasse amputada. Ühendame ennast sellega. Saame selleks energiaks. Oleme see energia. Võtame selle energia täielikult oma kehasse.
näitan siin veel lõpus seda jõgesid samast. No nii, jääme järgmisel korral